on kõik olemas, linnaraamatukogu on olemas, ERM-i saab kunstimuuseumi hoidlad panna, see 100 miljonit või 97 miljonit, mis vahet seal on, see ei too sisse mitte punast krossigi, vaid hakkab välja viima linnakodanike raha ja Eesti riigi raha. Ja tegelikult raha on puudu hariduses, haridusasutuste korda tegemiseks. Aga kui me räägime kultuurist, ega siis see betoonkolakas ei ole mitte mingisugune kultuur. Kultuur on see, mida inimesed teevad ja inimesed, aga meil on inimeste katastroof, rahvastiku katastroof. Tartu linnas jääb inimesi vähemaks, Eesti riigis jääb vähemaks. Meil on vaja mõelda, kuidas sündimust kasvatada. See 100 miljonit tuleks jagada näiteks 10 000 perele, igale perele 10 000 eurot oma kodu soetamiseks. Ma remargina siiski ütlen, arhitektuur on ka kunsti osa. Kindlasti on kunsti osa, aga mitte selline kolakas, nagu ta tuleb, sellepärast, et ega viimasel ajal, mis Tartusse tehakse, väga vähe on objekte, mis on ilusad, tartulikud, enamik on ikka niisugune uus kultuur, uus arhitektuur.